Järgmisena tuleb meile kõnelema Kert Kingo. Kert on praegune Riigikogu liige EKRE fraktsioonis, endine väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister. Kert on eelnevalt töötanud Maksu- ja Tolliameti juristina, Politsei- ja Piirivalveametis kriminaalasjade uurijana. Riigikogus olles on Kert keskendunud korruptsiooni, ametnike omavoli ja valitsuse sahkerdamiste ja valede paljastamisele. Siia alla kuulub kõik ebaseaduslik, sealhulgas ka vaktsineerimisele survestamine, mis on selgelt inimõiguste rikkumine põhiseaduse vastaselt. Kert ütleb, selle vastu tuleb võidelda. Aitäh! Esmalt tänan pererahvast, et mind siia kutsuti. Aitäh! Ja teiseks ma siiralt tunnustan kõiki siia tulnuid. Tunnustan selle eest, et te julgete enda õigustest seista. Ei ole palju selliseid inimesi. Suur seltskond annab järgi survestamisele ja seda enam väärivad lugupidamist ja austust just need inimesed, kes kõigele vaatamata enda õigustest seisavad. Siin on täna palju räägitud vaktsiinidest ja haigustest ja viirusest ja kõigest sellest. Mina sellest ei räägi. Ma ei räägi asjadest, millest ma väga palju ei tea. Küll aga ma räägin juristina, räägin natukene õigusloomest. Räägin selles valguses, millised on meie tänase valitsuse otsused, kuidas nad seaduse mõistes välja paistavad ja kuidas nad on. Esmalt alustan sellest, et kõige selle vaktsineerimise aluseks on nimetatud Euroopa direktiivi, mille kohaselt väidetavalt on 3 kategooriat. Esimene kategooria on tõendi väljastamise aluseks on isikud, kes on COVID selle viiruse läbi põlenud. Teine kategooria on kes on vaktsineeritud ja 3. kategooria selle direktiivi alusel on need isikud, kes teevad negatiivse testi. Küll aga jäetakse meile rääkimata see asi, et Euroopa direktiivid võivad küll olla, aga iga riik peab nendest direktiividest enda jaoks sobivad punktid seadustama. Ehk peavad Eesti seadustusse need punktid ka sisse olema pantud. Ja seaduste vastuvõtmisega kõik tõenäoliselt teavad, tegeleb ikkagi Riigikogu. Mina ei tea hetkel siiamaani ühtegi seadust, et me oleksime vastu võtnud sellist seadust või kuhu oleks pandud seadusesse meile need nõuded selle tõendi alusel. Aga ma hakkan nüüd järjekorras sellest küljest rääkima, et natukene valgustada teid ka juriidilise poole pealt. Et võib-olla on mõne jaoks igav see jutt, aga ma usun, et teil on hea teada seda. 11. august, kui meil toimus sotsiaalkomisjoni erakorraline istung, siis ma küsisin minister Tanel Kiige käest dokumente, saamaks teada, mis on selle COVID tõendi seaduslik alus. Need dokumendid mulle saadeti ja saadeti kogum ka sellest valitsuse eelnõust, mille kohaselt nüüd nõutakse riskianalüüsi ettevõtetelt, nõutakse seda tõendi esitamist ja kõiki neid piiranguid. Ja see on ilusti peidetud riskianalüüsi sisse ja ühe seaduse sisse. Selleks seaduseks, ma siin panin endal jutupunktid paika, on töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Ja sellel seadusel on üks paragrahv, mis ütleb, et bioloogiliste ohuteguritega umbes meetmete võitlemiseks kehtestab Vabariigi Valitsuse määrus need normid ja nõuded. Ja selleks on olemas Vabariigi Valitsuse määrus, väga keeruline nimi. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Aga teema on selles, et me tõenäoliselt kõik teame, mis asi on töötervishoid ja tööohutus. Suuremalt jaolt ikkagi see hõlmab töökeskkonda, riietust ehitusel, et naelad ei läheks läbi või et ei oleks kuskil liigset tõmbetuult, sellist keskkonda, et ei tekiks töö käigus õnnetusi, olgu ükskõik kui rasked nad on. Põhiliselt see seadus hõlmab neid tegevusi. Üks väike osa sellest on loomulikult ka need bioloogilised ohutegurid, aga nende puhul on pigem
siiamaani ikkagi mõeldud näiteks, kui on kinnipidamisasutusest võetud töötajad seal soodustingimustega, nendel on see lahtine tuberkuloos olnud ja kõik, et kuidas siis seda kaitsta. Ja nüüd on siis valitsus kasutanud ära seda ühte paragrahvi, mis annab võimaluse nagu sätteid või nõuded täpsustada ja sinna pookinud nüüd külge siis Covid tõendi olemasolu ja need nõuded. Kusjuures veel ettevõtjale nagu kohustuse tagada süstimisi. Vaktsineerimise ehk süstimise. See on täiesti absurdne, sest igal seadusel on oma valdkond ja vaktsineerimisi ja süstimisi, et see valdkond kindlasti ei ole ettevõtja ülesanne ega ütleme töökeskkonna ohutuse ülesanne, sellega tegelevad arstid, sellega tegelevad meditsiinitöötajad ja selle jaoks on ka kuskil eraldi seadus või määrus olemas. Aga miks seda tehti? Tehti selleks, et luua selline jokk-süsteem, mis jokk tähendab siis juriidiliselt on kõik korrektne. Paraku see süsteem ei ole ka juriidiliselt korrektne, aga seda tehti sellepärast. See hõlmab, rõhutan ära, et see hõlmab ka seda Covid tõendit. Tehti sellepärast, et seaduse muudatuse tegemiseks oleks pidanud algatama eelnõu. See eelnõu oleks liikunud Riigikogusse. Riigikogus oleks komisjonid seda arutanud, siis oleks mingi aeg tulnud esimene lugemine, siis oleks jälle arutatud, oleks tulnud teine lugemine ja hääletamine ja kuni niimoodi lõpuni välja ja tulemust ei tea. Ja see arutelu ja see seadusesse panemine, selle tõendi nõudmine ja vaktsineerimise nõudmine, see seadusse panemine oleks võtnud aega ligemale pool aastat. Aga kuna valitsuse huvi oli väga-väga kiiresti see ära teha ja niimoodi hakata inimesi piirama ja mina nimetan seda diskrimineerimises ka, et diskrimineerima, siis nemad mõtlesid, et nemad kavalalt teevad määrusena selle asja. 10. august koostati valitsuse poolt siis see määrus ehk eelnõu üks osa. Anti aega kooskõlastusring, tavaliselt iga seadusega on kooskõlastusring, kus iga puudutatud asutus või ettevõte annab oma hinnangu sellele või arvamuse. Selleks anti 1 päev aega, eks 11. august siis pidi see kooskõlastusringilt nüüd see eelnõu tagasi tulema ja 12. august juba jõustati, sest niimoodi oli nende arvates võimalik, aga tegelikult see on ebaseaduslik. Pluss veel see, et siin on selline huvitav, ma nüüd natuke vaatan maha, ma kõike pähe ei õppinud. See on võimatu pähe õppida. Mis teeb see nende dokumendi täiesti alusetuks, on selline väljend nagu, et näiteks Covid tõend. See tõendab, et töötaja on läbinud Covid-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse. Ja nüüd me siis teame, nüüd me siis teame, tegelikult me teame, et maksimaalset kaitset ei saa. Ja kui me isegi leiame, et sellisel kujul kiire seaduse jõustamine nagu oleks korrektne, siis ainuüksi need laused teevad selle õigustühiseks, sest seda tõendit on võimalik nõuda siis, kui on saabunud maksimaalne kaitse, aga ei ole ju. Nii palju siis sellest töötervise ja tööohutuse seadusest ja selle põhjal muidugi nõutakse ka riskianalüüsi, mida ei ole õigus nõuda. Kõige selle teine punkt kogu selles tegevuses, mida ma olen selle seaduse puhul näinud, on andmete kogumine inimeste kohta. Kui te mäletate, kevadel oli NETS-i ehk nakkushaiguste tõrjeseaduse probleem, mille algne eesmärk oli anda kõik volitused politseile ja samal ajal ma ise viibisin selle arutelul komisjonis, kui see eelnõu tuli, et politsei saab enda valdusesse kõikide inimeste terviseandmed ka. See oli esmane plaan neil, see ei õnnestunud. Teine andmete kogumise teema oli kohe see ABIS ehk biomeetriliste andmete kogumise süsteem, infosüsteem. Täpselt samamoodi koguvad inimeste kohta erinevaid andmeid. Nad on natuke teise kategooria omad. On need näokujutised, sõrmejäljed, silmaiirisse kujutis. Jah, seda seaduses ei olnud, aga kui ma kohtusin Siseministeeriumi ametnikega, siis tuli välja, et ka see on seal. Ja see jälle seadustati ära enamushääldega. Ja nüüd täpselt sama on selle Covid tõendiga.
Covid tõendil on ju kõik delikaatsed isikuandmed ja ei ole kellegi asi, kes on vaktsineeritud, millega ta on vaktsineeritud ja mille vastu. See on iga inimese enda asi ja seda ei pea mitte keegi kellelegi avaldama, kui ta seda ei soovi. Ja see on niinimetatud Covid tõendiga. Põhimõtteliselt tehakse need andmed avalikuks. Seda enam, kui nad ütlevad, et tööle ei saa ennem, kui ei ole oma tõendit esitanud või kinnitanud, et sa oled vaktsineeritud. Ja kogu ühisnimetuse ongi nendel kõikidel kolmel, mina näen siin konkreetselt seosed ikka olles kõikide arutelude juures ongi inimeste kohta andmete kogumine. Ma praegust ei oska välja öelda, mille tarbeks konkreetselt. Jah, mul on oletused, aga ma usun, et see koorub ükskord välja. Kuhu neid kasutama hakatakse, mis nendega tehakse. Nüüd me jõuame lõpuks siis selle kurikuulsa Covid tõendini. Tõendini, mida alguses nimetati passiks, nüüd nimetatakse tõendiks, mis annab õigusi, võtab õigusi, loob võimalusi. Seaduslikult mõttes on see tühine paber. On olemas isikutuvastamise dokumentide seadus, kus on siis välja toodud konkreetsed dokumendid, millised dokumendid kvalifitseeruvad dokumentideks. Igale dokumendile on ette nähtud kindel vorm. Et kõik teate, et ID-kaardil on kindel koht, kus on näiteks see turvariba või kus on vapp pantud või kus on mingi vesimärk pantud või kuhu on kiip pantud. Kindel koht kõik. Juhide lubadel täpselt samamoodi. Sellel Covid tõendil ei ole sellist dokumenti, mis ilusti sätestaks ära, kus miski peab olema, kui suurelt, mida see peab sisaldama endas. Need on väga konkreetsed vormid iga dokumendi kohta, et neid saaks dokumentiks nimetada. Seetõttu see, et kuskil määruses valitsus nimetab oma algatuslikult, et see nüüd on selline tõend ja see on see, mille alusel inimest lubatakse tööle või lubatakse kuskile või keelatakse. See on selge seaduse rikkumine. Ja see ähvardus, et kui inimesed nüüd võltsivad seda tõendit, siis mina kriminaalasjade uurijana olen võltsimise kriminaalasju menetlenud. Ja nüüd, kui me räägime sellest Covid tõendist, siis aga mille alusel selle kriminaalasja üldse saab alustada, sest üheski seaduses seda tõendit fikseeritud ei ole. Ei ole kehtestatud mingeid vormilisi nõudeid, ei ole mingeid õigusi ega kohustusi sellega kehtestatud üheski seaduses. Ja selle põhjal võltsimist ei saa menetleda, sest tekib küsimus, mida võltsiti. Siin võiks näitena tuua sel juhul, et kui ma lähen näiteks postkontorisse, ma võtan selle järjekorranumbri, aga nüüd nimetatakse seda hoopis tõendiks. Aga mina panen sinna, teen järgi selle, annan endale parema järjekorranumbri ja ma saan selle õiguse, et ma saan järjekorras ettepoole, teisel võtan võimaluse sinna enne mind saada vastu, ütleme järjekorras ette. Siis see ju, me kõik saame aru, et see ei ole dokument ja seda ei saa ju dokumendina kasutada. Ja siin ei ole ka võrrelda võltsimist, mida me siis võltsime. Täpselt sama teema on selle koroonatõendiga. Ja ma vaatan veel, mis ma tahtsin teile rääkida. Kui ma küsisin, mul on võimalus küsida minister Kiige käest, siis kantsler Marika Priske käest ja Jesse käest, kõige selle seltskonna käest. Nende vaktsiinide kohta üldse, et mis on selle vaktsineerimise mõte siis üldse, kui nad räägivad vaktsineerime, et jääb mulje, et on tegemist plaanimajandusega ja tundub ju, et ega sellega ju kontrolli alla ei saa viirust. See on ju teada, et vaktsineeritud inimesed nakatuvad täpselt samamoodi, et kas nüüd nemad tahavad öelda, et vaktsineeritud inimeste poolt teise terve inimese nakatamine viirusega on nüüd seaduslik, nagu nende poolt heaks kiidetud. Ja teised, kes on terved, siis nende puhul on nagu kurjategijatega tegemist. Ja nad ei ole mulle vastanud mitte kunagi sellele. Nad ei ole leidnud ühtegi vastust selle kohta ja nad räägivad ikka nagu mantrat, et vaktsineerimine. Ja lõpetuseks ma hea meelega veel kord kõigile tuletaksin meelde teie põhiseaduslikke õigusi.
põhiseaduse paragrahv 12 ütleb, kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida, muuhulgas ka tema veendumuste tõttu. Diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, mida vaktsineerimata inimeste puhul ju tehakse, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. Diskrimineerimine on isikute põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine, mille tulemusel üks isik satub halvemasse olukorda kui teine isik samas või samalaadses olukorras. Otsene on diskrimineerimine siis, kui üht inimest on võrreldes teise inimesega koheldud erinevalt pelgalt konkreetse tunnuse tõttu. Põhiseaduse paragrahv 19 ütleb, et igalühel on õigus vabale eneseteostusele. See hõlmab siis inimväärikuse kaitset ehk õigust kehalisele puutumatusele ja tegutsemisvabadust ehk vabadust teha või tegemata jätta seda, mida isik soovib. Paragrahv 20 ütleb, igalühel on õigus vabadusele ja isiku puutumatusele. Õigus vabalt liikuda soovitud kohta. Paragrahv 37 ütleb, igalühel on õigus haridusele. See on oluline seetõttu, et mitte kellelgi pole õigust takistada isikul õppetöös osalemast või kooli minna, et õppetöös osaleda. Ja paragrahv 41. Igalühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Ja need on need põhimõtted, mille eest peaks meie valitsus seisma, aga mida valitsus praegust rikub. Seisame jätkuvalt oma õiguste eest, sest rahvas on kõrgem võim meie riigis. Ja mina luban omalt poolt, annan ka kõik, et seda ebaseaduslikku määrust, valitsuse määrust, et see jõuaks tühistamise faasi. Aga aitäh teile kuulamast!